noh, BEM 2 nädalat seisab, sest kett on veninud. Õnneks ma leidsin selle veakoodi ennem, kui ta läks katki. Ja siis praegu kõik varuosad on tellitud ja siis viime selle remondi töökotta, kus see hakkab tegema. Aga vaatame külmkäivitust. No, kiirküsimus. Kas BEM-idel on hääl keti poolt või ei ole? Ja hääle ei ole. Заново, aga häält ei ole. Aga häält ei ole keti poolt, ketiliinist, aga veakood olemas ja noh, peab ära tegema. Ma ei tea, võiks öelda, et hetkel sõita on veits hirmu on sõita. Auto seisis see kõik aeg sellest ajast, kui ma sain teada, et ketiliin vajab tähelepanu, võiks öelda nii. Kuna ostmisel öeldi mulle nii palju, et mingeid arveid asju ei ole, aga tundub, et kett on vahetatud, sest pinguti on teist suurust. Ma sellest pinguti suurusest ma vist räägin teile kui varuosade lahti pakkimise ajal. Mis ma võiks öelda veel, et reaalselt ei ole midagi kuulda ketiliinist. Külmkäivitused, siis kui sa vajutad gaasi, no, seda ketti ei ole kuulda. Eelmine omanik ütles, et vist vahetatud, tema ei ole sellega tegelenud. Eestis ta oli ainukene. Ilmselt keegi eelnevalt vahetas Rootsis seal. Ei oska öelda mitte midagi selle kohta. Lihtsalt kui ma filmisin ostuelse kontrolli video, siis jah, ma nägingi seda veakoodi ja ei hakanud kohe midagi teha, ma lihtsalt kustutasin seda. Siis tolle õhtul me käisime Elvas, ma vaatasin, et veakood on täitsa tagasi. Ma arvan, et veakood tekib siis, kui pöörded lähevad üle 3. No umbes üle 3, ma täpsemalt ei tea. Ja siis faasid lähevad häiresse, et disbalansi nii öelda. No loodame, et ta viib meid ilusti töökotta. Siis ma filmin, mis varuosad ma tellisin. Ja ilmselt lähevad kõik ketid vahetusse ja saaled. Õlipumba kontroll ja kui seal kriimu ei ole, siis jääb vana pump peale. Muidugi hea, et me saame vaadata ka, mis varuosad on mootoril, mis aasta nad on ja no vähemalt video jaoks see on huvitav kogemus. BEM-idel ei oska keegi prognoseerida, et kõige parem on pädeva töökoha arved ja ideaalis pildi videomaterjal. Selle auto kohta meil tuleb pildi ja videomaterjal tehtud tööde kohta. Noh, mis ei juhtu, see juhtub paremaks. Väga hästi märgatud, et see juhtus kunagi, kui ma näiteks kuskil Tallinnasse sõitsin. Siis oleks kõvasti rohkem probleeme ja arvatavasti mootor oleks juba kuitu. Aga siin on, tundub, et
praegu kõik läheb hästi. Vaatame, kui on mootor maas, lahti võetud, vaatame, mis seisus seal kõik on sees. Ma arvan, et kellegile siin kindlasti on huvitav see. Aga jah, näeme järgmises osas. Ma arvan, keti kohta tuleb mingi 3-4 videot tuleb. Seega jälgige, vaadake, pange like, et siis vähemalt veits moti tõstab selle tegemise.